No see konverents on olnud ülihuvitav sellepärast, et me igapäevaselt, ma usun, et kõik, kes töötavad organisatsioonides, on aru saanud, et midagi toimub, et midagi on teistmoodi ja aru saanud ka sellest, et meie personalitöötajatena ilmselt ei saa jätkata niisuguste asjadega, mida me seni oleme hästi teinud ja et tuleb hakata teistmoodi mõtlema sellest tööjõust, sellest majanduskeskkonnast, oma rollist ja uued õppimised seisavad kõigil ees. Ma arvan, et tänastest esinejatest võib-olla see, et generatsioonid, just see noorem generatsioon, ta tahab sellist projektipõhisust, et nad tahavad kiiret muutumist, nad ei taha ennast siduda tegelikult nii pikalt võib-olla organisatsiooniga ja selline traditsiooniline organisatsiooni kultuur ja struktuur, mida me oleme siin viljelenud juba aastaid, et võib-olla sellel tulevikus ei ole enam kohta, et me ikkagi peame muutuma. 4 uut kompetentsi, mida juhid vajavad siis muutuvas maailmas, kuidas inimesi siduda organisatsiooniga, kuidas neid heas mõttes intrigeerida, ehk et panna mõtlema uutmoodi ja esitada siis väljakutseid mingisugusele ajale jalgu jäänud mõtteviisile, kuidas ühendada inimesi organisatsioonis koostööle ja kuidas ennast vanadest asjadest lahti raputada. Nii et Tamara Erikson on olnud minu senine lemmik. Mulle väga meeldis finantsiline vaade, mis on sisse toodud, et kui vanasti oli see, et personal, finants, need on 2 eri maailma, siis tegelikult täna ei saa üks ilma teiseta. Ja Peeter Koppeli esinemine oli 110% nagu näpud püsti, mismoodi võib inimkeeli rääkida numbritest ja nii, et mis kõik said aru. Ja samamoodi on väga hea äratundmist, et traditsioonilised organisatsioonid ja hierarhiad enam ei tööta. Meil on mitu põlvkonda koos ja mis väga põnev oli see, et kui me räägime, et me oleme nii erinevad, et tegelikkuses, kui me täna kuulasime, et mida ootab 55+ inimene või 65+ inimene ja mida ootab Y-generatsioon, siis need mõlemad ootavad paindlikkust tegelikult, et miks mitte need 2 generatsiooni ühendada ja võtta välja parim, luues näiteks üks ametikoht neile. Et ma arvan, et siin mõttemaailma ja edasiminekuks väga palju häid mõtteid, pluss ka seda, et see, mida ma teen, on õige, et ka seda äratundmist rõõmu me personalina vajame. Ma ei saa üle ega ümber selle konverentsi pealkirjast, et kana peab õppima munalt. Et see on kinnitus saanud läbi kõikide nende ettekannete.